Pulmalised kogunesid Tartusse Toomemäele, kus pisikese Musumäe nimelise künka otsas Pruut ja Peigmees paari pandi. Ken Olbrei ja Mirjam Hinn sammusid trepist üles oma sõbra häälitsuste saatel. Korda palun minu järgi. Mina võtan ja sinu nimi. Mina võtan sinu nimi. Ei. Ja sinu nimis sa pead ütlema oma naise nime. Mina võtan Mirjam Hinn. Endale seaduslikuks naiseks. Endale seaduslikuks naiseks. Mirjam, sinule sama jutt. Mina võtan ja sinu tema nimi. Mina võtan Ken Olbrei. Tubli tüdruk, said kohe hakkama, nii mitte nagu mehed on alati ikka siuksed, ei saa pointile pihta. Endale seaduslikuks meheks. Endale seaduslikuks meheks. Austada teda. Austada teda. Aidata teda nii heas kui halvas. Aidata teda nii heas kui halvas. Kasutada seksides ainult kondoomi. Kasutada seksides ainult kondoomi. Ja siis, kui on lapse tulemisaeg, siis jätame kondoomid sinna sahtlisse. Ja siis, kui on lapse tegemisaeg, jätame kondoomid sahtlisse. Väga ilus. Selline vabas vormis registreerimine lõppes sõrmuste sõrmepanekuga, mis järel oli aeg öelda. Nüüd ma võin teid kuulutada meheks ja naiseks. Palun, sa võid Pruuti suudelda. Sinule kuulub mu süda. Sinule nüüdsest Pulma seltskond liikus edasi autode juurde, et sõita Pulma rongis läbi Tartu linna. Uuel äsja avatud Vabaduse sillal viskas Pruut Emajõkke oma neiupõlve nime, et edaspidi Peigmehelt saadud Olbrei nimega ära harjuda. Tartust liiguti edasi Peigmees Kenni kodukanti Tartumaale Äksi külla. Mida aga pulmalised Pruutpaarist ja nendest pulmadest rääkida oskavad? No Kennu tunnen ma üsna juba pikemat aega, aga Pruuti kohtasin ma juba täna. Alles esimest korda? Ja. Aga varem olin internetist näinud, aga rohkem ma temast nagu midagi ei teadnud. No kuidas tundub, sobivad kokku küll? Ja, väga ilus paar on. Mulle meeldib. Kuidas pulmad siiani meeldinud on? Kõik on väga vinge olnud, alates sellest registreerimisest peale kuni siiani ja kõik väga hea olnud, ma usun, et läheb paremaks veel. Kuna praegu on see majandussurutis, siis kutsetel oli kirjutatud osalemistasu 200 krooni, et see nagu tundus natukene kaheldav, et siis ma mõtlesin pikka aega, et kas tulla või mitte, aga ikkagi pulm ju. Et leidsid selle raha? Ja, leidsin selle raha ja maksin ära ja tulin. Peigmees tunnen lapsepõlvest saadik, ütleme 15 aastat, aga Pruuti 6 aega, nii kaua kui nad koos on olnud. Nad on nii vähe aega koos olnud? Tuleb nii välja, jah. Aga suur armastus, esimene silmapilk klubis ja nii on, 6 aja pärast pidu. Kuidas sulle pulmad meeldivad siiani? Pulmad on väga lahedad, kõik on lõbus, rahvas käib, möllab, viina on palju. Ainult see on jama, et ise pidi nagu vähe maksma selle eest. Pulma eest, et see paistab kõigil hingel olema, et ei ole varem kunagi käinud pulmas, kus ise peab kinni maksma. Ei ole käinud varem sellises pulmas, jaa, aga noh, esimene kord ikka. Ja maasjuvaeg ka. Maasjuvaeg, täpselt. Äksi küla sillal pidas majandusraskustes Peigmees ka kõne rahvale. Ma teen siis kiiresti ja lühidalt, et mul on väga hea meel, et kõik tulla saite. Mul on väga hea meel, et täna ilus ilm on. Naine on ka päris hea. Lähme siit siis kiiresti ära, sest muidu mu sillakunn peab tegema seda, mida ta kõige paremini teha oskab. Mida sa teha oskad? Ma arvan, et te teate kõik, mida ma siin teie kõigiga teinud olen tavaliselt. Jaksi peal võiks ette näidata praegu. Telekas näeks ka kõik. Jah, telekas kõik näeksid, ma näitan äkki ette Jaksi peal, kuidas... Jaks, tee ära, võta kingad, võta kingad raudsitele. Palju õnne sillakuid! Kuule, täna on ainult sinu päev. Noh, mida?
heissab pulmad, juh heissab pulmad, kesva märk kui valge vaht, käib ringi kapp. Juh heissab pulmad, rüübakesest ankrumaht ei ole napp. Ja klaasikestest kibedat läheb kõhupaunal libedalt. Oi la, oi jaha. Ja roogi rohket laua peal vist 100 sorti leinasääl. Oi la, oi jaha. No kas teile tundus ka, et midagi nagu oleks juba algusest peale selles pulmas valesti? Olgu pealegi, üht-teist jätsime me teile loo alguses näitamata. Kallis noorpaar, kallis külalised, kallid sõbrad, kes te kõik olete siia kogunenud, et pidada maha üks korralik libapulm. Seega kõik see oli üks paras näitemäng. Noored tahtsid korraldada suve lõpu puhul mõnd üritust ja niisama läbustamise asemel võeti ette pulmapidu. Ettevalmistus oli meeletult ja see kõik umbes 1,5 nädalaga. Et poolteist nädalat tagasi helistati mulle ja öeldi, et nii Kadri, sina korraldad, tee see asi ära. Ja siis ma mõtlesin, okei, ma mõtlesin, mis seal ikka, kuigi tegelikult oli see päris suur töö. Ka pulma vana oli kohe päris võlts. Mees ei ole kunagi varem seda ametit pidanud. Ma arvan, et tegelikult ma sain hakkama, kuigi mul tulid siuksed väiksed augud, mis mul läksid meelest ära, mida oleks pidanud veel tegema, aga ma arvan, ma sain vist hakkama küll. Aga mida räägivad Pruut ja Peigmees, kes on tegelikult koos olnud vaid kuu aega? Kuidas nemad selle komejandiga olid nõus kaasa minema? Jaa, muidugi, kohe olin nõus. Et ei hakanud rääkima, et ei tea, äkki toob halba õnne või mida iganes? Ei olnud üldse sükest mõtet. Räägi paari sõnaga Kennist ka. Ken on hästi tore poiss, hästi kena ja oskab puid lõhkuda, nagu näha oli. See on põhiline. Jah. Aga oleksid sa valmis temaga ka millalgi päriselt abielluma? No võib-olla tõesti. Kaua selleks tegelikult aega peaks minema? Tean, et olete olnud koos ainult 6 aega. Ja ma arvan, et 6 kuud on mingi selline aeg. Väga hea, harjutamiseks on see väga hea asi. Nüüd ma ikka tean, kuidas päris pulm tuleb, siis on hea. Asi käpas. Jah, asi käpas. Oleksid sa reaalselt ka olnud valmis temaga täna abielluma? Ei oleks. Lihtsalt aega on liiga vähe, et ei tunne inimest nii hästi? Ei tunne ja ma arvan, et enne peaks ikka aasta vähemalt ikka. Aga ämmad, äiad, emad, isad ei tulnud kohale? Ei tulnud. Kas nad üldse kutsutud olid? Praegu ei olnud veel. Kas nad ise teavad, et poeg abiellub? Said teada küll, jah. Seega siinkohal hea soovitus noortele. Kui tahate maha pidada suve lõppu tähistava peo, siis tehkegi mõni stiilikas, mitte niisama suvaline joomapidu. Pulmade ettevalmistamine ja läbiviimine on kõigile parajaks katsumuseks ning annab korraliku elukooli tulevikuks. Armastage, hoolige ja hoidke teineteist.